Head sõbrad, tere tulemast aastasse 2050. Eesti Vabariigi presidendina on mul hea meel meenutada Eesti vanasõna. Inimene läheb õnne pääle, sikk sarve pääle. Niisiis läheme täna õnne peale, rõõmustame ja räägime ainult sellest, mis meil hästi on. Rõõmustame selle üle, et eelmisel aastal 2049, tegime Saaremaa püsiühenduse loomiseks järjekorras juba 236. uuringu. Saavutamaks tõhusamat mõjuanalüüsi ja menetlemaks menetlust, mille menetlust oleme menetlenud viimased 67 aastat. Uuring oli edukas. Me leidsime merepõhjast haruldase punamonumendi, tõstsime selle üles ja lasime teises kohas vee alla. Suur probleem saigi lahendatud. Rõõmustame ka selle üle, et meie IT-edulugu jätkub. Jah, aastakümneid pole enam tulnud uusi ükssarvikuid, uusi riigivalitsemist ja kodanike heaolu parandavaid läbimurdelisi otsuseid, ning me oleme kaotanud oma liidripositsiooni maailmas. Teised on meist ammu mööda läinud. Nagu 10 aastat tagasi läksid maailma konkurentsi edetabelist meist mööda esmalt Läti, siis Burundi ja siis ühe Texase farmeri rancho. Sest nagu ütleb Eesti vanasõna, aega mööda saab härg jänesele järele. Ent õnneks tuli Eesti möödunud aastal välja mahevillast kootud ID-kaardi lugejaga. Usun, et see lööb laineid kõikjal maailmas ja meie IT-muinasjutt saab õnneliku jätku. Rõõmustame, et lairibaühendus pole endiselt jõudnud kõigi soovijateni, sest muidu poleks eelmisel aastal saanud toimuda sel teemal 18 konverentsi, 24 ümarlauda ja 247 koosolekut. Kõik see kokku annab hulganisti tööd väga paljudele inimestele ja vähemalt meil on, mida arutada. Rõõmustame, et metskitsede arvukus on tõusuteel, kuigi maainimeste arvukus on langusteel. Nii et õnneks on kitsede lisandumine hoidnud Lõuna-Eesti populatsiooni kenasti tasakaalus, sest et metsik inimeste poolt tasustamata loodus algab juba Sämmi grilli parkla lõunapiirist. Terasemad teie seast on ilmselt märganud, et ma olen naisterahvas. Tänan siinkohal kõiki Eesti ajakirjanikke, poliitikuid, arvamusliidreid ja kultuurikangelasi, kes endiselt ei väsi tähelepanu juhtimast minu rõivastele, minu käekotile, minu huulepulga toonile ja minu reproduktiivorganitele, sest millest muust ma ikka koosnen. Selliste asjade märkamine ja oluliseks pidamine on iidne Eesti traditsioon ning möödunud aastatel oleme näinud, et teisedki Eesti tavad ja kombed, mängud on meil endiselt au sees. Näiteks jätkus muistne Eesti komme alustada eelarveaastat rahakülviga ning lõpetada seesama aasta pandimänguga, kus pannakse panti meie laste tulevik. Poliitilise vastutuse võtmisel on kõigi lemmikmäng siiani uka, mina prii. Ning ettevõtjate kuulamise puhul mängitakse endiselt mängu kivipaberkäärid. See käib nii, et ettevõtjatel palutakse esitada argumendid ning nende argumentide võitluses võidab kivi kääre, käärid võidavad paberit, paber võidab kivi ning kantsler võidab kõiki. Ja, Võrumaalt on pärit Eesti poliitikutele aastakümneid au ja hiilgust toonud prohvetimäng, kus ühel seotakse silmad kinni, teised panevad näppu tema pea peale ja kinni seotud silmadega inimene kuulutab seejärel nii minevikku kui tulevikku. Mis saaks olla kindlam garantii, et me teeme õigeid otsuseid, kui meie hulgas on säärased prohvetid? Jah, paljud Eesti tavad ja kombed jätkuvad ka täna.
aastal 2050. Kuid on üks traditsioon, üks mäng, mida mängitakse meie palju kannatanud riigi eesotsas rohkem kui ükskõik mida muud. Ja see on pimesik. Suurepärane tubane mäng, kus seotakse silmad kinni, tammutakse ringi ja ei nähta enam mitte midagi. Ei nähta, mis toimub väljaspool seda tuba, ei nähta, kuidas võrreldes 30 aasta taguse ajaga on meie rahvaarv vähenenud peaaegu kordades, ei nähta, et tööjõudu ei ole. Ja kuigi me teame lahendust, oleme mugavalt selle ees silmad sulgenud, sest kui ei näe probleemi, ei pea otsa vaatama ka lahendustele. Pimesikkudena vaidleme vastu teadlastele ja analüüsidele, ekspertidele ja spetsialistidele ning väidame, et meie oleme esimesena maailmas leiutanud riikliku meetme, mis paneb rahvaarvu lõpuks ometi kasvama. Nimelt lubame igale sünnitama tõttavale naisele tasuta luulekogu, hulga kirevaid kulinaid ning ühe tühjaks jäänud Lõuna-Eesti linna enda vabal valikul. Pimesikud ei näe seda, mis toimub meie hariduses. Kuidas meil on tuhandeid kõrgharidusega inimesi, kelle erialaga pole aga ammu enam midagi peale hakata. Ning taas soovime me lahendada keerukat probleemi lihtsalt. Seome endal silmad kinni, lajatame lauale rahapaki õpetajatele ning usume, et nagu ikka mõjutab valijaid ka seekord rahahunnikute nägemine. Pimesikud ei näe, kuidas juba aastakümneid pole rajatud ühtegi uut elektrijaama, uut tuuleparki, uut suurt tööstust, kuid õnneks esinesid möödunud aastal meie armsad poliitikud suurepärase algatusega rajada Rail Balticu asemel monorail Baltic. Esialgu Saueni, kui tervet ei jõua tee pool. Pimesikud ei näe teisi inimesi, sest oma silmaklappide taha suletuna peavad nad igaks juhuks kõiki vaenlasteks. Nad ei näe, mis toimub ja mis ei toimu, või kui nad piiluvadki ja näevad, siis taibates maailma keerukust tõmbuvad nad katte uuesti silmade ette, ajavad käed laiali ning kukuvad mööda tuba kõndima, ajades pikali kõik, mis veel püsti on. Kuid on midagi, mida pimesikud kindlasti ei näe. Nad ei näe tulevikku. Ma tean, suurest visioonist rääkimine on Eestis nagu maanteede remontimine. Iga poole aasta tagant tuleb uuesti teha. Ja ometi peame me just nimelt sellest rääkima. Sest kui meil pole pikka vaadet, siis mängime mängu, mida nimetatakse vankri järele jooksmiseks. Ja see tähendab, et maailma karavan liigub edasi ja meie sörgime sabas, jäädes iga meetriga üha rohkem maha, kuni lõpuks seisame lõõtsutades elu kiirtee ääres, väsinud, kurnatud ja lubage öelda, ilma igasuguse elu mõtteta. Viimaste aastakümnete jooksul oleme kuulnud hulgaliselt lauseid, mida võiks ju säärasteks pikaks vaateks pidada. Mõned rääkisid, et me peame olema rikkad. Teised sellest, et meid peab olema palju. Kolmandad rääkisid, et vahet pole, kes oleme meie, peaasi, et poleks võõraid. Kuid need ei ole pikad vaated. Need mõtted ei sisalda mitte ühtegi kogu ühiskonda haaravat unistust või pürgimust. Need mõtted sobivad õhtul teelaua taga arutamiseks, aga mitte selleks, et langetada otsuseid, mis mõjutavad aastakümneid rohkem kui 1 miljonit inimest, 10 000 kodusid ja ruutkilomeetreid. Erki Raasuke, kes muide kuu aja pärast tähistab oma 79. sünnipäeva, on lausunud noorena nutikad sõnad. Kui sul on põhimõtted, siis on iga väikese otsuse langetamine kerge. Ja, aga mida teha siis, kui sul neid põhimõtteid ei ole? Ärge muretsege, ka sellele on lahendus. Võtke väike must riidetükk, siduge see silmade ette tihedalt kinni, ajage käed ette ja hakake lihtsalt liikuma. Ärge liikuge liiga kiiresti ja ärge liikuge liiga uljalt. Kõige parem, kui te tallute ühe koha peal. Silmad tihedalt kinni seotud, aga käed ees, just kui liiguksite
kuid tegelikult lihtsalt talluge ja talluge. Talluge ja talluge ühe koha peal. Umbes nii nagu seniajani. Midagi sellest paremaks ei lähe, aga ehk ei lähe ka halvemaks. Või kui lähebki halvemaks, siis ärge muretsege, sest et teie seda ei näe. Teie silmad on ju kinni, sest nagu ütleb Eesti vanasõnagi, eks sikk läheb ikka sarve pääle, ainult inimene läheb õnne pääle.